Saade Kas tohib on täna tulnud külla armastatud lauljale Karl Madisele. Liuglen lainete vees, suplen soolases vees. On need laulusõnad, mida Karl Madis on vist tuhandeid kordi laulnud. Kuid uurime järgi, kui palju siis täpselt. Vaatame, kas ta kodus on. Jaa. Issand kodus. Tere, Karl! Tervist! Kas tohib teile külla? Loomulikult, tere tulemast! Kas teil magusega lood on? Praegu veel ei ole, aga kui sa minu kätte annad, siis on juba. No ma loodan, et kohvi on juba valmis. Kohvi on valmis. No nii, Karl, ole hea, siis tutvusta mulle oma elutuba nii-öelda. Noh, kõik on ju näha, et siin... Sina peal see maal, mis maal? Foto? See ei ole nüüd küll foto. Ei ole? Ei ole, see on joonistatud valge pliiatsiga musta paberi peale. Mis sa ajad? Kaugelt tundub küll nagu kõik fotograafi juures käidud. Kõik arvavad, aga tegelikult on see ikkagi puhas kunst. Oi, kui lahe vana raadio. See on nüüd tegelikult uuesti toodetud. Ja, et seal on CD-mängija, seal on pulgaga muusika, seal on siis LP-d, kassetimängija, raadio, kõik on ühes kohas. CD-si on sul ka päris palju, ma eeldan, et kõik oma kogumikud on seal reas, jah? Või sul on see kingsepalugu, et endal pole? On juhtunud väga tihti, et ma olen ise ilma olnud, jah. Aga õnneks ma olen kuskilt ladudest veel midagi leidnud. Et üldiselt kipub olema nii, et mul endal ei ole. Aga nüüd ma olen salvestanud, nüüd on arvutis kõik. Just nimelt. Vaatan, et suur selline lillede ja taimede armastaja oled. Mulle meeldib hirmsasti, kui ma käin kuskil maailmas ringi, siis ma korjan puude seemneid ja siis istutan need maha ja siis, kui mõni üles tuleb, mul on kohutavalt hea meel. See palm on toodud Tenerifelt. Nii, ja mitme aastane? Väikesest seemnest. No ma arvan, on ikka mingi 5 aastat juba. Sedasi. No seda enam valmistab ju suurt rõõmu, et kui nii kaugelt tood. No just, et siis nagu jah. See, kui ta oma esimese nupu välja jääb, see on fantastiline tunne. Nii kaugelt Eestimaal oma kodust siis nagu päris elus inimene. Kui suur telekavaataja oled? Ma peaks ütlema, et ikkagi suhteliselt suur. Ma jälgin Vene kanaleid, ma jälgin, mis Putin teeb. Ma jälgin ka neid kanalid, mis räägivad tõtt, Dost ja RTV ja Seebikate vaataja sa ei ole? Üldsegi mitte. Ai. Sest et Seebikas see tahab seda kindlat aega ja seda mul kindlasti ei ole, siis jääb kindla peale jääb palju vahelt ära. Ma ei hakka üldse ennast kurssi viimane seebikatega. Aga liigume edasi, et siin järjest põnevamaks ja kirjumaks läheb su elu. Selle kinkis mulle Leonhard Laapin. Nii, tahad sa lähemalt rääkida? Siin taga on väike selline kommentaar. Lennonile mõeldes on see tehtud. Siis on teine töö on ka Laapini sulest. Ja siin on meie Hugo Hiibuse väike pildike. Nii, aga sa oled nii tagasihoidlik, et siin on ikka karikaid ja auindu ja... See on minu kõige noorem poeg. Siin on Karala väikse poisiga ja siin on minu 2 poega minu 50 sünnil. Ma ei tunnudki Karalt ära, jah, on ikka. Nii, ja siin on köögike ka, et kui suur kokka ei oled? Saan hakkama. Oskan kala teha, oskan kuljaši teha. Kalal ise ei käi? Ei, ise ei käi, kuigi mul on nüüd oma tiik, kus on kalad sees ja sealt ma olen nüüd küll välja püüdnud ja uhaad teinud ja päris hea oli. No võt, aga meelsamini räägiksid sa muusikast, seega ma arvan, et võtame siin istet ja räägime sellest. Aga ole hea. Aitäh! Me istume praegu sinu elutoas ja tõtt-öelda kuulsin, et kaamerasilm sinu elutoas on täna esmakordselt. Miks sa otsustasid leebuda ja mind külla kutsuda? Ma ei teagi. Kuidagi
hirm oma elutuppa kedagi lasta on üle läinud. Väga tore. No sinu puhul alustame algusest. Tundub kuidagi hästi põnev olema, et sa oled sündinud ja kasvanud siin Tallinnas, sa oled Tallinnas koolis käinud. Kuidas sa oled suutnud Tallinnale truuks jääda? No eks on käidud ju igal pool mujal ka, et ma olen elanud 2 erinevas korteris Lasnamäel, Pelgulinnas, siis üks maja, mis sai ehitatud laagrisse ja ringiga jälle koju tagasi. Et siin tunned sa ennast kõige mugavamalt? No jah, et kõik naabrid on ju lapsepõlvesõbrad ja koos üles kasvanud, et jah, muidugi loomulikult kõige mugavam. Kuid muusiku karjäär algas sul Hellerheinast, vastab tõele? Jah, algas jah. Et mäletaks, ma olin 1. või 2. klassis, kui tuli üks kontrollima, kes lastest suudab viisi pidada. Ja ma tegin need katsed kohe ära ja võeti Hellerheina mudilaskoori. Ja siis vist 2 aastat mudilaskooris, siis sain päris suurde koori ja selle kõrvalt siis hakkasin õppima ka viiulit. Nii et tegelikult kõige esimene muusikaga kokkupuutumine on Hellerheina lastekoorist. Ja viiul ning saksofon, kas need on võõraks jäänud või näiteks kui ma tooksin saksofoni, siis paar lugu tuleks ära? Saksofoni ma mängin igapäevaselt. Suupilli, saksofoni ja kitarri, aga viiul on nüüd küll võõraks jäänud jah, et no ühe looma kindlasti mängiks ära, aga võib öelda, et ikka 45 aastat pole praktiliselt viiulit puutunud, rääkimata harjutamisest. Mis see lugu võiks olla? Mis viiulil? See on ju väga kuulus lugu. Jah, see veel tuleb. Ja suupilli, seda ju mängid ka igapäevaselt ja sind on ju tunnistatud ju parimaks. Suupilli mängin ka igapäevaselt. Kui me mängudel käime ja kontserte anname, siis ikka kogu aeg. Kui ma nüüd palun meenutada sul aastat 1986, mis siis esmalt meenub? Ma eeldan, et sa aimad minu järgmist küsimust. No võib-olla tõesti, et meenub Tartu levimuusikapäevad, siis see, et Karavan oli oma hiilge ajal, tööd oli meeletult palju, kuni 200 kontserti aastas. Ma annan vihje. Nii. Ajakiri Noorus. Nooruse järgi jah, vist valiti mind aasta artistiks, meesartistiks. Nii see oli. Ja see tiitel ei ole ju jäänud ainsaks. Et tiitleid on tulnud veel, jah? Neid on, jah, näed, siin üks on, mis on 2003. Aha. Ja siis ma olin koos Karavaniga, aasta bänd, siis üksi, aasta solist, meessolist. Siis olid mingid ajad, kui pandi mehed-naised kokku, Anne Veski, Karl Madis. See tähendab, et meestest ma olin küll esimene, aga tegelikult pandi nad kokku, oleks nagu teine olnud. Siis oli jälle mingi aeg, kui löödi lahku Ivo Linna ja Anne Veski, eks ole, siis olid jälle, Ivo oli mees, Anne naine. Siis pandi jälle kokku, ma olin jälle Marju Lennikuga peale Marju Lennikut, et neid tiitleid tegelikult on, kui me arvestame meessolisti, siis neid on rohkem kui praegu välja kuulutatud. Kuma päikese ees, merre sukeldun maa. Liugen lainetes sees, uhkan soolases vees. Pärli püüda olla võiks, kui kord ehtsad pärlid näed. Kuma päikese ees, korraks peitu vaid maaen. Laul, mille sõnad on Liuglen lainete vees, suplen soolases vees. No ei vaja vist üldse tutvustamist. Kas on mõni laulja ka, et kes loeb neid laulukordi, et palju ta neid esitanud on? Ma ei usu. See ei ole võimalik, sest igapäevane töö on lihtsalt niivõrd tihe, et kes see jaksab seda ja alguses ei ole seal ju mingit tähtsust. Sa ei tea ju, lugu läheb hitiks, kas ta 10 aasta pärast hitt on, okei, praegu on hästi, et meil on 30 aastat olnud
luguhitt, aga noh, kes neid lugeda jõuab. Aga samas jälle näiteks, kui ma olen mõne noore inimese käest küsinud, et kas ta teab ansambel Karavani, siis ta ütleb, et ei tea. Ja kui ma küsin, aga sa tead lugu Pärlipüüdjat? Ja seda ma tean. Tead, olen noor? Jah, tean. Aga Karavani ei tea. No võt, et nii see on. Lugusid lastakse, aga keegi ei tutvusta ja siis ei teatagi. Enamus meie repertuaari võib-olla noored ei teagi, et need lood võivad olla Karavani lood. Kas teinekord on üleküllus ka, nagu näiteks konkreetsest loost? Kindlasti jah, et just see hetk, kui ta hitiks sai. Nüüd ei lasta enam 4-5 korda päevas ühte sama lugu. Aga siis oli küll, et oleks tahti juba nagu vähendada seda kordade arvu, mis raadiost tuli. Ja samas siis oli raadiojaamu oli ainult võib-olla paar. Nüüd on 10 ja kui igalt poolt tuleb, siis on igale nii-öelda kuulajaskonnale. Kas Karavan on sinu visiitkaardiks või sina oled Karavani visiitkaardiks? Nii enam on ju? Ma ei oska ütelda jah, et eks see on võib-olla vastastikune, et ükskõik mis bändiga ma peale lähen, siis ikka öeldakse Karavan. Vahet ei ole, et pillimehed on hoopis teised. Et kuidagi seostatakse jah, ainult Karavaniga. Miski pärast eeldan või arvan, et nõukaajal oli kindlasti parem esineda, et rahvas oli nagu rohkem hullunud seal lava ees. No eks see seltskond oli ju siis meie vanune, nii nagu praegu on Otil või siis Taukaril, et kõik on täpselt sama, lihtsalt noored on sinu fännid seal lava ees. Kas lava peale on ka midagi eriskummalist ka loobitud või visatud või kingitud või? Kingitud on küll väga palju ilusaid kaarte, mis on käsitööna ise tehtud ja joonistatud pilte minust kuskilt ajalehest maha ja ikka on. Aga midagi eriskummalist. Kus sul see muuseum asub, kus kõik need asjad koos on? Hoiad alles? Kappides. Kui ma lappama hakkan, jah, ikka tuleb sealt üht-teist välja. Jah. Aga midagi eriskummalist ei tule praegu ette. Armastuskirju ei ole saadetud? On ikka. Mul on tulnud isegi Moskvast üks kiri niimoodi, me esinesime Moskvas ja siis üks fänn kirjutas, ta teadis mu nime ja et ma olen Eestist. Oligi Estonia, Karl Madis ja ma sain selle kätte telemajast. Ühtegi muud aadressi ei olnud. Tegi tuju rõõmsaks? Hästi huvitav ja vahva, et ilma aadressita tuleb ka kiri kohale. Räägime natuke sinu lastest. Kuidas neil läheb, et tuntumad ehk on Karola ja Karl Philipp, kuigi sul on 2 väiksemat veel ju? Ei, ma ütleks, et üks poiss on suurem kui Karl Philipp ja teine on väiksem. Jah, vabandust. Ei. Karola on truuks jäänud Ameerikale, jah? On praegu seal, jah. Kuigi ta on rääkinud ka Hispaaniasse kolimisest, aga ma ei tea väga täpselt, mis või kuidas seal praegu on. Karl Philipp õpib Georg Otsa muusikakoolis helindamist. Et ta siin nii mõneski klubis või siis pubis käib nii-öelda bändidele heli tegemas. Samal ajal teeb ta ka oma produktsiooni, et siis on kirjutanud laule ja teinud tekstid. Just äsja sai valmis üks Uku Suvistega lugu, mis pidi nende nooremate raadiojaamade listis päris tihedalt kõlama. Ja väikse pojal ei ole ju ka teps mitte elevant kõrva peale astunud. Olen kuulnud koos sinuga laulmas. Jah, väike poiss on Tallinna poistekooris Liidia Rahula juhatusel. Tegid just kontserti Estonias, väga-väga hea kontsert. Õpib trummi ja klaverit. Et muusikaga on ta jah, isegi vaata, et kõige rohkem seotud võrreldes teistega. Philipp hakkas suhteliselt hilja laulma juba peale hääle murreta. Aga väike poiss kooris juba laulab aastaid. Võisid sa ette aimata, et lapsed pööravad ka nii-öelda muusikausku ja lähevad sinu rada? Natuke nagu võis, aga samas jälle esimesed 2 küll tegelesid, aga mitte põhjalikult.
et Philipp on nüüd väga põhjalikult tegelenud ja väike poiss ka, et 2 viimast on nüüd siis nagu läinud muusika alale edasi. Ausalt rääkida, siis armastust on sinu elus vägagi palju olnud, ent ometigi hetkel naudid sa poissmehepõlve. Millised need poissmehe elu plussid on? Ärme miinustest räägi. No me leppisime kokku, et me naistest ei räägi. Jah, aga no nii laias laastus. Kas sellele üksil olemisel on ju ka plusse? Vahest on vaja üksi olla. Just. Vahest on vaja kaaslast. Nii et nii see elu on, nii ja naa, vahest nii, vahest naa. Ja ma arvan, et see armastus ei jää ka tulemata. Kes kaua ootab, siis saab suure piruka. See kaua elab. Kas ma nii kaua elada tahan? Iga asi omal ajal, ma arvan. No ma saan aru, et meelsamini räägiksid sa ikkagi muusikateemadel. Ja. Et ma ei hakka sind teistel teemadel pinnima. Ei ole ju ka see saladuseks, et sinu visiitkaardiks on sinu selline väga hea käitumine ja sind peetakse isegi džentelmenide etaloniks, on mulle räägitud. Et see tuleb ikkagi kodust, on ju? Kodusest kasvatusest. No džentelmeniks on ikka väga raske. Mulle just täna hommikul üks inimene rääkis, kui ma palusin talle öelda, et räägi midagi Karl Madisest. No, ütleme ja, et ma ei tea, kas ma punastan praegu või punasta. Seda on hiljem näha. Džentelmen, võt see, ütleme, et viisakus on nagu see sisemine tunne, et kui sa inimesega suhtled, siis see lugupidamine inimese vastu on see, mis kas hoiab tagasi või teeb selle suhtluse aluse. Aga ma tean, et kui mu isa veel elas, siis ei olnud mitte kunagi korda, kui keegi daamidest astus uksest sisse, siis ta tõusis alati püsti. Ja kui ta käis kaabuga, siis ta alati kergitas kaabut, kui kellelegi tere ütles. Et selline hoiak teiste inimeste suhtes on, mul on võõras, kui inimene istub müts peas ja sööb. Just. Mul on võõras, kui süüakse ainult kahvliga. Mul on see nii võõras, et ei sobi ütelda ka, aga mis see minu asi ütelda? Kuigi teinekord võiks sekkuda, on ju? No, kui sekkuda, siis see peab olema... Filigraanselt, jah. Ei, see peab olema juba midagi niimoodi käitutud, et see segab paljusid. Mitte ainult mind. Mina neelan alla, aga kui ta paljusi segab, siis võib küll vaikselt ütelda. Kuidas sulle tänapäeva noorte käitumine istub? Tuleks neid veel koolitada või et on piisavalt viisakad? Minust on. Ma ei... Oleneb jälle kus, aga üldiselt mulle ikka väga meeldib, kuidas noored käituvad. Et ma vaatan oma poegade sõprade pealt, on ikka tore vaadata küll. Või siis on sattunud õigesse seltskonda? Või on sattunud õigesse seltskonda, jah. Et kui kõik on toredatest peredest, siis ja eks nad õpivad üksteise käest ka. Muusikutöö, ütleme ausalt, ega ta ikka lihtne ja meie lakkumine ei ole.
lähed õhtul hilja, tuled hommiku vara. Ma tahan jõuda selleni, et kui tihti sa napsu näiteks võtad, kas ajab teinekord jooma kah see töö? Ei, töö nüüd küll jooma ei aja. Aga selleks, et üleval püsida ja naeratada, selleks on küll vaja vahest turgutust. Vits konjakit, kas või? Ja muidugi, sest et mul on olnud 260 mängu aastas ja tähendab, see oli mai algusest detsembri lõpuni oli iga jumala päev esinemine, iga jumala päev, pluss mõnel päeval 2 ja juhtus, et mõnel päeval oli ka 3 esinemist. Ja sa ei suuda naeratada, kui sa oled ka magamata. Ja kui ma selle kalendri nii-öelda mai alguses lahti lõin, mõtlesin, et issand, kuidas ma selle kõik ära teen. Aga jõudsime lõpuni ja peale seda ma olin muidugi väga haige. Ma olin 2 korda järjest gripis. Lihtsalt organism ei pidanud vastu, aga nüüd, kui tekkis see languse moment, kohe palavik, kohe pikali. Et see on nagu loogiline, aga ilma napsuta ma ei oleks võib-olla isegi ellu jäänud, sest et see turgutab sind üles ja jälle naeratad ja kõik on hästi. Tunnen, kuidas tunnetes süttivad leegi. Tunnen, kuidas su pilk kutsub endaga mind. Täna kadugu mõistus ja kadugu reegli. Täna tahan vaid üht, täna tahan vaid sind ja sinu jaoks ma põlen täiega. Seda ma ei ütle iga päev. Las ma kordki põlen täiega. Oi, kui mahus on see päev. Räägime natuke esinemistest ka, et kuidas sul sel aastal esinemistega lood on ja millal siin näiteks näha võiks lähiajal? Ma võiks ütelda, et suvi läheb ikka hullumajaks kätte, et jälle kuskil 10 esinemist nädalas. Ja seal mõnel paari päeval 2 ja siis ühel päeval 3 ja siis pühapäeval veel 1 ja siis on 1-2 päeva vahet, siis läheb jälle otsast peale. Et meil on praegu pakutud Dave Bentoniga koos kuskil 24 kontserti üle Eesti. Ja siis nende kõrvalt veel need, mis mul olid ennem vastu võetud. On sätitud niimoodi, et kui ma olen näiteks Rõuges, siis kontsert on Rõuges. Näiteks esinemine on Rõuges, siis sätiti kontsert Rõugesse, et ma saaks kohe minna järgmisse kohta. Et jälle 2 tükki päevas. Aga praegu on siuke tavaline, igapäevane 1-2 mängu nädalas. Elab ära? Jaa, ei muidugi. Kas sul on mõni selline koht, kuhu sa ikka ja jälle soovid esinema minna? Oi, neid on palju. Neid on väga palju. Saaremaa, Hiiumaa, Võru. Terve Eestimaa. Tartu, Pärnu on üks suuremaid tööandjaid meile. Pärnu on tõeliselt suur tööandja. Ütleme, et Viljandi on suht valge laik meie kaardil. Sinna satub ikka väga harva. Ja ka Ida-Virumaa, Jõhvi ja need on head tööpakkujad. Räägi, kas sa vananemise eest ka kuidagi põgened ja võitled selle vastu? Ei, mis siin võidelda? Kõik on ju loomulik. Ma ei karda ei surma ega vananemist. Sporti teed? Treenažööri viisin siit toast ära, et pildi peale ei jääks teises toas, aga mitte palju, aga jah, eriti kui maal oled, siis maal, linnas ei taha joosta, aga maal tahaks ikka ja väikse poisiga, see on ikka selline traditsioon hommikul üles ja kohe jooksma. Et jooksutiirud ära, siis natuke võimled ja sellest on ilmselt siis ka kõikidele lastele jäänud külge selline jooksmiskäimine, et nii Karola kui Glenn kui Carl-Philipp kõik on käinud Sallas minuga mäe peale jooksnud ja nüüd ma kuulen, et nad ikka väga tihti käivad ise. Võtavad kohe sellise, nagu panevad päeva kavasse, et siis ma lähen jooksma, siis ma lähen seda. Et jooksmine on seal ikka sees.
Aga räägi, sa ise lõbustad inimesi, laulad neile ja teed nende tuju heaks. Kui tihti sa ise jalga keerutamas käid? Üldsegi mitte. Kuidas see võimalik on? No aga kui sa oled nädala lõpus laval, esmaspäeval ei kutsu keegi sind välja tantsima. Et see on paratamatu ja ega kõik tähtpäevad on läinud ju selle tähe all, et tegelikult ise oled laval. Mul oli 53. sünnipäev oli nii, et 25 tunni jooksul laulis mulle 3 erinevat publikut. Et esimene, kui kell 12 kukkus, lauldi Tartus, siis järgmine päev olime siin Kose lähedal laulis teine publik ja kell 1 öösel alustasime Rapla ööklubis, siis laulis 3. seltskond, et 25 tunni jooksul 3 publikut. Väga vahva. Et no, kus sa seal vahepeal siis tantsid või oled? Tantsimine võib juhtuda, et ma saan tantsida siis, kui pannakse pille kokku ja muusika veel mängib ja siis tuleb keegi lava taha, kas ma tohin teid kutsuda. No siis aastas korra võib-olla. Karl, räägi, mida tulevik tuua võiks? Uued laulud, projektid? Jah, ega viimase 10 aasta jooksul väga palju muutunud ei ole. Kord läheb elu jälle väga tihedaks mängimiste suhtes, siis tõmbab jälle natuke tagasi, siis hakkab uus jõuluperiood, kus läheb jälle selliseks suureks ringisõitmiseks, aga ma arvan, et see praegu jätkub veel. Ma ei tea kaua, aga nii kaua kui jätkub, nii kaua teeme. Karl, ma väga tänan, et sa mind endale külla kutsusid ja ma väga loodan, et siia Vuti tänavale tuleb ka sinu koduksest sisse üks suur armastus. Aitäh sulle. Suur armastus peab kodus kogu aeg olema. Et siis on kõikidel lihtsam tulla. Aitäh.